No nii, kas ei tulnud meile ette tuttav olukord? Sest selles filmilõigus ju kajastati Läti riigi tegelikul olukorda ning oli toodud ka välja osaliselt need põhjuslikud seosed, miks üks rahvusriik on minemas allakäigu teed. Aga enne, kui me hakkaksime seda teemat konkreetsemalt lahkama, peaksime võib-olla enesele selgeks tegema, mis asi see monstrum, mis asi see tänapäeva riik üldse on. Me teame ju, et riigimudeleid on erinevaid. On demokraatlikke, on autoritaarseid, on diktatuure ja kogunisti kuningriike. Kogu nende erinevate variatsioonide virvarr ja selles virvarris on keeruline leida ühtset ideoloogilist baasalust. Me teame ju kõik, et riigil peab olema oma territoorium, kindlate kultuuriliste tunnustabil määratletav rahvas, kes sellel territooriumil elab, paremal juhul oma raha ja sümboolika, mille presenteerimine peaks esile kutsuma patriootlikke tundeid ning mis eristaksid ühe riigi kodanikke teise riigi kodanikest. Kuid milline on see meie riik, meie Eesti? Ma olen harjunud mõtlema kujundlikult. See tähendab, et minu mõte loob seoseid reaalses maailmapildis ning peegeldab neid iseenda jaoks lihtsates asjades. Näiteks mulle meenutab meie riik ilusat 100-aastast palkmaja, mida on eemalt väga kena vaadata. Aga kui minna lähemale, siis on näha, et enamus palke on koide poolt auklikuks söödud ning veidi veel ja see majakene kukub sisemiste kahjurite tegutsemise tõttu kokku. See võib tunduda absurdne, aga kas ikkagi on, kui me räägime riigist, mis peaks olema või ongi nagu kõigil avatud ning meil puuduvad võimalused nende kahjurite tõrjeks. Ja usutavasti me teame päris täpselt, milline see meie riik ikkagi on, sest meil on ka esindatud ka kõik olulisemad riigi tunnused, välja arvatud oma raha, mis on muidugi esimene ja ettevalmistav etapp sellest, et kujundada meie riigist kuumarakannide piirideta diktaatorlik ühiskond ja seda nende samade kahjurite poolt. Miks ma niimoodi ütlen ja miks ma seda väidan ja millele ma tuginen, kui ma seda väidan? Eks ikkagi nendele pisikestele faktikillukestele, mis meile siit ja sealt teatavaks saavad. Ma toon teile ühe näite. Mõni aeg tagasi, kes oli päris hiljuti, teatas Euroopa Komisjoni mees number 2, kes on Junckeri taustal tõeliselt toores ja julm mees, Franz Timmermans. Võib-olla mõnel ütleb see nimi midagi. Aga et on julm ja toores mees, seda on öelnud meil kõigile tuntud poliitik Igor Gräzin, kes näikse seda meest isiklikult päris hästi tundvat. Ja seesama Frank Timmermans on öelnud, et riikide suveräänsus ehk enesemääramise ja otsustamise õigus on ebavajalik teoreetiline kontseptsioon ja üleüldse ei ole vaja riike, ei rahvaid, vaid on üksnes vaja ühtsust ja euroopalikke, see tähendab ebainimlikke väärtusi. Üks riik, üks rahvas, üks juht. See meenutab Mussolinit või kedagi teist selle masti meest. Vaid selle vahega, et Mussolini nimetas oma väljaütlemistes ka rahva huve. Aga kas te teate, et Eesti on autasustanud seda kasvavat diktaatorit 2008. aastal Maarja Maristi 1. klassi teenete märgiga? Meest, kes tahab meie väikest rahvusriiki maa pealt minema pühkida. Ja kas te nüüd mõistate minu neid seoseid või mõtteid kahjurite ja maja näite varal? Täna on Eesti demokraatlik riik, kus kõrgem võim peaks kuuluma rahvale. Me teame seda kõik, see on üldtuntud ja leierdatud põhimõte. Kuid kas esindusdemokraatia korral kuulub ikkagi võim rahvale või ongi meie riigi poliitiline süsteem üles ehitatud selliselt, et võim saab kuuluda tegelikkuses käputäiele inimestele, kes teostavad oma võimu läbi seadusloome ja koalitsioonilepingute küll rahva nimel, kuid tegelikkuses puudub rahval kui kõrgema võimu kandjal praktiline kaasarääkimise õigus. See on jälle teema, mis tekitab väga palju vastandlikke tundeid. Kes on andnud meie poliitikutele mandaadi võtta vastu otsuseid, et mõningad rahvusvahelised lepingud saavad olla ülimuslikumad meie põhiseadusest? Niivõrd ülimuslikumad, et sellega oleme kaotanud oma riigi suverääniteedi, oma raha ning kuulume sõjalistesse plokkidesse,
mis kaugeltki ei taga meie rahva ja riigi turvalisust. Me võiksime küsida, olles vaadanud filmi Lätist, kas Eesti riigil kui sellisel ongi olemas eesmärk või vegeteerime samamoodi lätlastega olustikus ning lükkame lihtsalt oma võimaluste raames päevi õhtasse. Ma usun, et meil kõigil on omad plaanid ja ettekujutused tuleviku osas. On need plaanid siis utopistlikud või realistlikud, aga nad on olemas. Täpselt samamoodi peaks olema ka meie riigil plaan, kuidas eksisteerida edukalt selles keerulises maailmas ning olla kaitseks sisemisele ja välimisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kas keegi meie poliitikutest on taasiseseisvumise aja jooksul mõelnud kunagi meie põhiseaduse preambulis sätestatud mõtte sisule? Ma usun, et tegelikult võib-olla ongi, aga miks seda siis praktikas näha ei ole? Ma toon teile konkreetse näite. Nii nagu me kõik teame, Riigikogu valimised on ukse ees ja erakonnad teevad meeleheitlikke katseid paisata ühiskonda sõnumeid, mis peaksid valijad kõnetama ja panema neid hääletama konkreetsete poliitiliste jõudude poolt. Teate, need on kõik sisutühjad lubadused ja muud ei midagi. Kuigi peale vaadates on nad meeldivad ja kaasakiskuvad. Kes meist ei tahaks õiglast riiki kõigile, nagu häälitseb Keskerakond? Või kes ei tahaks, et tema isamaa seisaks igavesti? No saate aru, ei seisa ju. Kui te autasustate Franz Timmermansi suguseid kahjureid, ja ma ütlen teile ausalt, et see on veel väga viisakalt ja poliitkorrektselt väljendatud. Me autasustame neid riiklike, meie Eesti riiklike autasudega. Ja sest ütlekski niimoodi, et teisel erakondades olete lihtsalt silmakirjalikud idioodid, kelle jaoks on oma ninaesine tähtsam kui riigi ja rahva heaolu. Nii lihtne see ongi radikaalse maailmapildi kirjelduses. Õiglane riik kõigile. Riik on halb peremees. Lihvime ta nii õhukeseks kui võimalik, et võtta ära ühiskonnalt kontrolli enesemääramise ja otsustamise üle. 100 võõrideoloogiale tuginevad seadused on muutunud juba täna meie teotahtelised ja andekad inimesed süsteemi orjadeks. Kas te tundub teile arusaamatu? Vaadake ja mõelge laiemalt. Te ei tohi ise enam omale majagi ehitada, kui te ei vasta teab kui paljudele tingimustele. Enamus kõrgharidusega projekteerijaid ei tohi enam projekteerida, sest tuhkasest kõrgharidusest, mis on ülikoolis saadud, kui teil puudub kutsetunnistus. Ettevõtjad peavad nüri järjekindlusega tõestama oma ettevõtete tegelikke kasusaajaid nii pangale, maksuametile ja pagan teab veel kellele. Vähemalt mina ise olen pidanud seda korduvalt tegema ja nii edasi ja nii edasi. Ja vaadake, kõike seda vaadates tekib paratamatult retooriline küsimus. Miks ikkagi Nõukogude Liit omal ajal lagunes? Kas sellepärast, et toimus võidurelmastumine ja kapitalistlik ühiskond kurnas sotsialistliku süsteemi sedavõrd ära, saades sellega demonstreerida oma ideoloogiliste majanduslikku üleolekut? Nii ju meile püütakse selgitada või püütakse meile põhjendada. Uskuge mind. Kui Nõukogude Liidus ei oleks inimeste isiklikku initsiatiivi alla surutud ning ettevõtluse eest ei oleks kriminaalkorras karistatud, siis oleks vaevalt ka Nõukogude Liit oma eksistentsi lõpetanud. Oleks Nõukogude Liidu kommunistliku partei liidritel olnud oidu alustada perestroikaga 10 aastat varem, siis võiks sotsialism, nende sotsialism, muutuda samasuguseks nähtuseks, nagu see on tänases Hiinas. Hiina on riigina elus näide sellest, kuidas sügavalt sotsialistlik ühiskonnakorraldus, vaatamata kommunistide terrorile ja arulagedale kultuurirevolutsioonile, võttis kokku mõistuse ning suutis ergutada inimeste teotahet ja seda riiklikke ressursse oskuslikult kasutades. Ma juba kujutan ette, kuidas minu oponendid vastavad, et Hiinas ju puudub inimestel meie mõistes sotsiaalkindlustus, kus palgalõhed on suuremad kui meil ja kasutatakse lapstööjõudu ja nii edasi ja nii edasi. Te teate, kõik see on õige. Kui ka meie ühiskonnas oleks vaieldamatuks prioriteediks oma vanemate pereliikmetest hoolitsemine ehk sugukondlik normaalne läbisaamine, mille kindlustaks ideoloogiliselt mõistlik ja ratsionaalne majandusmudel, siis võiksime oma väikeriigiga teha maailmas tõelist imet. Kuigi see seisukoht on ainult üks ainus riikliku pealisehituse detailidest, kuid omaks ühiskonnas omanikutulu kujunemise kasvul märkimisväärset osa.
Mida tähendab näiteks valimisloosung õiglane riik kõigile? Tänane majandusminister Kadri Simson on seisukohal, ma tsiteerin teile. Õiglane riik on ennekõike seesugune, kus on hea elada kõikidel ühiskonna liikmetel. Koht, kus vara ja vahendid ei koondu väikese osa inimeste kätte. Tegemist on riigiga, mis arendab majandust, samal ajal ei unusta inimesi, kelle najal majandus seisab. Võtame näiteks meie maksusüsteemi. Maksusüsteem peab olema selline, mis ei eelista jõukaid, vaid loob võimaluse inimväärseks eluks madalama palgaga inimestelegi. Teate, kallid koosviibijad, see on tegelikult tüüpiline poliitiline sisutühi möla, julgeks ma selle peale öelda. See, et kõikidel oma riigis oleks hea elada, selle vastu ei saa ju midagi olla kellelgi, kes vähegi oma kaaskodanikest hoolib. Ja kas riik peaks olema ikka selline koht või moodustis, kus vara ja vahendid ei koonduks väikest osa inimeste kätte? Mida tähendab üldse selle küsimuse püstitamine? Kas inimesed, kes on targad, ettevõtlikud ning oskavad luua ja teistele inimestele tööd pakkuda, ei tohikski oma ettevõtlikkuse eest saada, korjata ja akumuleerida rikkust? Kas ei ole mitte kommunistide ja sotsialistide ülimunistus, et riigis oleks kõik ühtlaselt vaesed ja raha oleks ainult valitsejate käes? Ärgem unustagem ikkagi, miks Nõukogude Liit lagunes. Soov ära võtta nendelt, kes on rikkuse saavutanud oma tööga, on kuritegu terve rahva vastu. Seda on ka siin kõnepuldis täna juba öeldud. Siin võib öelda, et ega võimuerakonna loosung ei olnud sedasi mõeldud. Seal peeti silmas riigi vargaid ja hõlptulu teenijaid. Aga kas nad pidasid siis või? Ja miks seda siis otse ei öeldud? Kuulutatakse, et maksusüsteem peab olema selline, mis ei eelista jõukaid. Aga milline maksusüsteem peaks üldse riigis kedagi eelistama või mitte eelistama? Siit hakkabki jooksma ja lahti kooruma teema, mis näitab, et tänased juhtpoliitikud on sügavalt fantaasiavaensed, primitiivsed olendid, kelle arusaamine Eesti riigist kui kodanike vaba tahte väljendusest ühiselt midagi korda saata, riigist kui meie ühiskodust on sügavalt puudulikud. Ma ei vaidle vastu ja on täiesti loomulik, kui ühiskonna liikmed loovad ühiste maksude näol ühiseid sotsiaalseid garantiisid. Kuid maksud ei saa ega tohi olla normaalselt majandava riigi peamiseks sissetuleku allikaks. Kui see on nii, siis see näitab, et otseselt, et ühiskonnas valitsev ideoloogilise baasmudeli küündimatust ning on kuritegelik ja otseselt kahjulik rahvusriigi eksistentsile. Ja samas on maksuseadused meie riigis ju lausa röövelliku iseloomuga. Ma toon teile järjekordselt konkreetse näite, millest ei taheta aru saada, kuid mis sügavalt ja otseselt ilmestab meie maksupoliitika inimvaenulikkust. Vaadake, see on nüüd väga konkreetselt fakt elust. Inimene ostab kinnistu ja plaanib sellel kinnistul hakata ellu viima oma äriplaani. Pole üldse oluline, kas tegemist on sisemiste või välimiste teguritega, aga inimese plaanid ei realiseerunud. Ning see kinnistu jäi talle aastateks lihtsalt niisama seisma. Ühel päeval tehti talle ettepanek kasutu maatükk maha müüa. Ja kuna tal ei olnud plaanis niikuinii selle maatükiga mitte midagi peale hakata, ta nõustus ja sai 1,5 korda rohkem raha, kui ta ise oli selle maatüki eest maksnud. Ja nüüd küsimus, kas ta teenis kasumit? Riigi arvates teenis. Ja olekski teeninud, kui ta oleks saanud müügisumma eest osta ka 1,5 korda rohkem või suurema maatüki. Aga ta ei saanud, sest üldise arusaamise riigiametnike ja maksuameti ja kõige arusaamade järgi oli maa läinud kallimaks. Kuidas saab maa minna kallimaks, kui selles ei ole investeeritud ja seeläbi ka kaubakõlbliku lisaväärtust tekkinud? Ja ei saagi. Mitte maa ei läinud kallimaks, vaid raha. Seesama meie maksevahend on läinud odavamaks, kaotanud oma väärtust, kaotanud oma ostujõudu, kuid riik maksustab ostuhinna ja müügihinna vahe. Saame me seda maksu nimetada siis, mida riik sunniviisiliselt korjab tulumaksuks, mille seisneb tulu kui maaüksuse ja tema ekvivalendi ehk raha suhe jääb samaks, kuigi seda odavamat põhku saab 1,5 korda rohkem. Tulumaks saaks ja tohiks olla ainult mõõdetava reaalse lisaväärtuse maksustamise atribuudiks. Kuid ka siis on selle vahe tekitanud inimtöö. See ei ole kaugeltki ainukene näide ja analoogiliste absurdsete näidetega või nende näidete üleslugemisega võiks sisustada terve tänase päeva, aga see ei ole tänase päeva eesmärk omaette.
Võtame teema kokku sellega, et elektriaktsiisi kui riiklikult kehtestatud maksu maksustatakse elektriarvetel ka veel kord käibemaksuga. Laseme rahumeeli maksustada maksuga ning oleme seejuures veel õnnelikud. Siit koorubki välja mõne tuntud poliitideoloogi või tunnustatud arvamusliidri seisukoht, te olete kõik seda kuulnud, et lollidelt tulebki raha ära võtta. Oleme me siis kõik lollakad või? Tundub, et oleme. Millist riiklikku omatulumudelit või millise riikliku omatulumudeli me oleme siis valinud täna, kui me üldse oleme midagi valinud? Me oleme kindlasti valinud rööveliku maksupoliitika, mis ei teeni kodumaa kapitali baasil ettevõtluse arengut, suutmata ka seejuures rahuldada ühiskonna sotsiaalseid vajadusi. Nojah, oponendid saavad selle seisukoha välja ütlemisel hüpata jälle jalalt jalale ning selgitada, et ettevõtte tulumaks reinvesteeringutelt on ju olematu. On küll. Aga kui see maks lisada veel olemasolevale maksukoormusele, siis oleks enamus väike ja keskmise suurusega ettevõtteid samuti olemata. Nii lihtne see vastus ongi. Te mäletate kindlasti seda lugu Pärlist, mis murdis haamli selgroo. Mõnes versioonis oli udusulg, aga vahet ei ole. Me oleme loovutanud päris palju oma rahva jaoks olulisi strateegilisi valdkondi võõrkapitalile. Kõige masendavam näide on rahanduspoliitika, millest pangandus kui konkreetne ärivaldkond on ainult üks osake tervikust. Kas te tõesti arvate ja usute, et rahvalt sundkorras kogutud pensionisambad kindlustavad riigikodanike sotsiaalset turvalisust ja on suunatud siseriikliku majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmisele või siis lisaväärtuse loomisele meie riigis? Loomulikult mitte. See raha liigub riigist välja ja tänu inflatsioonile ning otsesele kantimisele muutub meie inimeste jaoks ühel hetkel lihtsalt statistilise tähendusega nullikesteks. Meie siseturg on imepisikene. Tõeliselt arvestatavat tulubaasi nii erasektorile kui riigile saab meie globaalses majandusmudelis tekitada eksport ja ainult eksport. See globaalne majandusmudel on välistegur, mida me ei saa suunata ega muuta, vaid peame riigina selle mudeliga kohanema. See on tänane paratamatus. Me oleme harjunud, et meile, see tähendab rahvale, on kogu aeg sisendatud, et riigil ei peagi olema oma tööstust ja üldse majandustegevust. Las erasektor teeb tööd ja meie, ülepaisutatud koosseisud, ametnikke ning poliitikuid, meie ju elame hästi oma elanikkonda maksustades. Ja kui meil ongi riigile kuuluvaid ettevõtteid, siis ei suuda nad täna püsida konkurentsis ilma riigi abita. Ja nüüd ütlete, et kuidas siis nii on, eks ju? Et Eesti Energial on suured kasumid. Kui neil on kõik nii hästi, siis miks plaanib riik sinna suunata järgmise aasta eelarvest jälle ligi circa 140 miljonit meilt kõikidelt kokku korjatud raha? Ma soovitan teil ajaviiteks ka lugeda võib-olla natuke laiemalt Riigikontrolli akte varjatud riigiabi kohta. Need on väga ilmekad kirjutised.